Kõige olulisemaks mõtteks ja ideeks on see, et tuua juurde uusi inimesi, kutsuda oma sihtgrupi osalema, kutsuda kaasa rohkem täna ei ole kodanikualgatuses tegevad, kes täna ei ole oma kätt mingi asjad pannud. No nagu sa ise ütlesid, et see on selline laia mitmõtsaga teema ja seda mitmes kohas mõistetakse erinevalt akadeemilistes ringkondades ja praktikutuudes mõistetakse erinevad riigid, mida tähendab natuke erinevaid asju Ameerikas ja Inglismaal ja nii edasi. Seda on alati olemas, inimesed on siin, aga mida uuendusteks vaja julgust inimeste sees, see on natuke seostub ka nende hoiakute muutusega. Minu jaoks ühisnädala idee on väga põnev, sest ma ise olen tulihingeline kodanikuühiskonna või õigemini kodanikuühenduse tegija ja ma näen selles võimalust tegeleda asjadega, mis mind huvitavad, võtta ise vastutus. Ja mulle meeldib, et täna on siia kokku saanud just sellised samasugused tulihingelised inimesed, kellele meeldib läheneda asjadele uue külje pealt ja leida uusi lahendusi, mitte lihtsalt istuda ja rääkida, mis kõik halvasti on. Üritus on tegelikult väga hea avaettevõtmine kodanikuühiskonna ühisnädalaks, nii nagu teda kutsutakse, kus järgmisel nädalal toimub hästi palju erinevaid ettevõtmisi kõigis Eesti maakondades. Vabaühendused avavad oma uksed ja kutsuvad inimesi kaasa mõtlema nende probleemidele. Aga tänane oli väga hea inspiratsioonikonverents, mis pani mõtlema, mis on see keskkond, milles me tegutseda tahame, mis on see, mida me mõtleme sotsiaalse ettevõtluse, sotsiaalse innovatsiooni all. Ja ma arvan, et need arutelud, mis viisid välja selleni, et tegelikult me peame muutma hoiakuid ja suhtumisi meie väärtushinnangutega tegelema, et see ongi vast kõige parem sõnum vabaühendustele oma tööd edasi teha. Me ei pea otsima mingisuguseid kaugeid ja suuri keskkondi, vaid tegelikult see keskkonna ümberkujundamine algab meist endist ja sellega me saame igapäevaselt tegeleda.